olla? Saate vaikselt ka olla. No tulge siis sisse. Jääge siia ukse juurde seisma. Astuge siia niimoodi. Kes väga väsinud on, võib istuda ka tooli peale. Poisid, ärge... tahate istuda? Istuge, jah. Tooli peal sinna võib ka istuda. Istuge sinna ka. Katsuge mahutada niimoodi, et te rohkem kokku veeb, aga siis teised tõstame siia seina äärde, muidu on niimoodi, et te tõstate teistele ette, kes siin istuvad. Tere! No nii, teised astuge sinna ukse poole veel, siis ma saan teie siin rääkida. Teie olete kus koolist? Järvakandi põhikoolist. Te tulite siis meie muuseumisse meie jõulunäitust vaatama. Siit lähete siis edasi ühte vanasse taresse, kus siis avaneb teile täielik jõulumuinas. Aga enne kui te sinna lähete, tahaks ma teile näidata ja rääkida sellest, mis siin saalis väljas on. Siin on, kui te nüüd vaatate, siis terve hulk on kellasid. Mis te arvate, mis kellad need on, mis siia lakke on riputatud? Aisakellad, muidugi need on aisakellad ja mille külge neid siis pandi, kui need aisakellad on? Hobusele, jaa, aga kas pandi hobuse külge või pandi saani või lee külge? Need pandi ikka saani või lee külge ja kui nad olid aisakellad, siis järelikult riputati nad aisa külge. Aga miks neid kellasid pandi? Miks see vajalik oli? Pandi sellepärast, eks ole, et oleks pidulikum, et oleks teistmoodi kui iga päev ja pandi nad aisa külge siis, kui sõideti kuhu? Kirikusse muidugi, kui sõideti sinna, kus oli pidulik sõit ja nii oli siis sõideti kirikusse kas jõulus või uusaasta. Ja meil on siin väljas 30 kella ja mõned on suuremad, mõned väiksemad, mõned uuemad, mõned vanemad. Aga kõige vanem kell on siin ja see kell on valmistatud aastal 1813. Nii et kui te oskate rehkendada, siis kui mitu aastat tagasi, aga see on ikka üsna palju ja kuulake, mis häält see kell teeb. Nagu koolikell või? Või on koolikell teistsuguse häälega? Teistsugune on jah. Aga kui mina olin nii vana kui teie ja koolis käisin, siis meil oligi niisugune kell. Me helistasime ja me hirmsasti tahtsime lihtsalt helistada, korrapidaja sai helistada. Ja siis sellel oli puust vars oli taga ja siis helistasime niisugust kella tundi ja vahetundi. Nii et see on kõige vanem kell ja kõik need kellad on Venemaal tehtud, nendel on venekeelsed kirjad on peal ja siis siin on siis see aastaarv ka. Kõige noorem kell, kus on eestikeelsed kirjad juba peal, on siis tehtud aastal 1923. Nii et see kell ei ole üle 100 aasta vana. Kuulame, mis see kell teeb. Aga see siin on kõige suurem kell. See on nii suur kell, et see on peaaegu juba nagu natukene kirikukella moodi, aga mitte väikesed. Kuulame, mis see kell teeb. See on natuke kirikukella ajal. Aga kõige väiksem kell on siin üleval, väike kellapoeg, kuulame, mis see teeb. Nii väikse kella ajal. Aga siin on siis meil veel terve rida niisuguseid asju, mis pühade ja pidupäevade puhul pandi hobusele kaela. Ja mis asjad need on? Ja need on kuljused, need on natukene tuttavamad asjad. Võib-olla, et olete isegi sõitnud ree või saaniga, kui hobusel olid kuljused kaelas. On juhtunud niisugust asja? Aga meie juurulasteaias siin, juurulasteaiad on siin meil kõrval, muuseumi kõrval kohe ja vahel nad vastu lähevad. Lapsed sõidavad ja siis on üks onu, kes tuleb hobuse ja reega
ja vaat siis pannakse ka hobusele kuljused kaela ja vaat siis on niisugune hääl, kui lapsed sõidavad vastlapäeval. muidugi jõuluajal pandi ka neid ja näete, siin on niisugused kuljused, kus on nagu pisikesed haisakellad, on selle rihma küljes ja see on nüüd see rihm, mis pandi hobusele ümber kaela. See pandi tõesti hobuse külge ja see pandi siis ümber kaela ja ikka sellepärast, et oleks pidulikum sõita ja kujutage siis ette vanasti, kui sõideti jõuluõhtul kirikusse või ja kui siis terve õhk ja terve Eestimaa oli niisugust kellade heligat täis, siis oli ju tõepoolest pühalik ja pidulik tunne. Nii palju siis nendest kelladest, aga kui te siia lauale vaatate, siis näete, et siin laual on ühed kannud ja need on päris uhked kannud. Ei tea, mida siit seest joodi. Õlut, muidugi. Ja need kannud on siis niisugused kannud, mis olid mõisates ja sakste kodudes ja sakste linnakodudes. Ja näete, nendel on niisugused väikesed, siin selle samba küljes on niisugune nagu väike klamber. See oli selle jaoks, et selle klambri külge oli siis kaanet kinnitatud. Ühe kannul on veel kaas peal, teistel on need ära murdunud. See on niisugune abrasmetall, tinakaaned olid siin ja sellepärast siis need on ära murdunud, aga need ilusad uhked kannud on küll näha siin. Ja siin on siis üks väiksem kann ja siia kannu peale on siis kirjutatud niimoodi. Tervist koos perele ja rammu minu perele. Järgmine tervist tütarlastele, kes nokkin vabrapäid. Selle kannu peale on kirjutatud, mis on kõige uhkem kann. Näete, siin on nii palju niisuguseid reljeefseid kujusid peal ja siia on siis kirjutatud poisid, pangem torud hüüdma. Ja mis torudel hüüdma pannakse? Ikka pillitorud pannakse hüüdma. Ja siin on siis veel värvilisi kannusid ja siinpool on siis osadel kannudel saksakeelsed kirjad peal, sellepärast, et need on Saksamaal tehtud ja need on sakslaste kannud. Aga need eestikeelsete kirjadega, need on siis eestlaste jaoks Saksamaal. Nüüd on niisugune lugu, et te võite vaikselt igaüks ühte asjakella helistada. Ilusti ettevaatlikult, siis igaüks võib valida omale siin. Proovige kõva kella heldi. Aga heistuge siia poole. Need on õlle ja neid kutsuti mitte õlle kannudeks, vaid õlle kappadeks, et ole. Ja vaat need on siis niisugused Eesti talupoja õllekannud, pidu- ja pühapäeva kannud. Ja nendel on ka ilusad mustrid kõik peale lõigatud ja näete, siin kaane sissepoole on ka muster kõik põletatud ilusasti sisse. Ja nii, et niisuguste ilusate mustriga kannude seest joodi õlut. Ja nüüd on siis niimoodi olnud, et kõik lapsed, kes siin näitusel on käinud, on siis kas lugenud või laulnud mulle ühe laulu haisakell. Võib ka nii, et keegi loenguud on olnud, et kõik koolid on selle ülesandega ilusasti hakkama saanud ja mina usun, et teised ka. Äkki on mõni, kes tahab parem üksinda lugeda või tahate kõik koos. Te võite natukene aega mõelda ja siis teete mulle selle väikese ette. Kumesaamisega sõidab saalikee, haisakellad tillad alla üliansasti. Haisakellad tillad alla üliansasti. Sõida ruttu saalikkeele koju kirikus, kodus otsa kingitused otab jõulukuus. Kodus otsad kingitused otab jõulukuus. Väga ilus. Aitäh!
teile ja et te olete täna meie külalised ja külalistele ikka pakutakse midagi. Igaüks võtab ühe piparkoogi ja kui puudu tuleb, siis ma mitte keegi ei jää ilma, nii et igaüks võib ühe piparkoogi võtta, kes saab kuuse, kes saab kaardi, kes saab kassi. Ja kui on siin jääb puudu, siis ma toon juurde, nii et vaatame, et väiksemad kassid ees saavad. Mis selle kirjaniku luuletus? Nii, jõuluks maale. Vaata, Aino, juba eile sadas laia valget lund. Külmataati jõudis meile. Toomas tuiskas mõni tund. Ei tea, mis Toomas see oli, kes mõni tund tuiskas? Toomapäev oli muidugi ja siis hakkas tuiskama, nii nagu laupäeval tuiskas. Nüüd on jõulud lumeteega, nüüd on ka jõulud lumeteega, eks ole, kui tore, et lumi tuli. Lumetee ja aisa kell. Võime maale sõita reega, seal meid ootab vana lell. Lell toob lakast vägipaika, kutsub poisid vedama, toeta jalas, sirgelt paika, muidu võidesti lennata. Õues telk ja suusatuued, järvel ilus libe jää, löögem kähku selga kuued, kihutagem üle mäe. Tulgu jõulud lumeteed ja aisakell. Sõitkem maale laia reega, kus meid ootab vana lell. Vot niimoodi. Nii et teil on ka jõulud tulnud lumeteega ja ilusat jõuluaega teile ja toredat uut aastat. Nii et teid juba Eerukõrtsis oodatakse. Nii et võite bussi peale minna ja kõik. Kus sa nii täpselt? Tere! Ära kõik käia. Pärast enam võimalust ei ole. No mida naised siin tegid? Pesid pesu. Aga keda nad seal pesid? Tere tulemast Eerukõrtsi. Te tulite täna siia selleks, et meenutada teiega koos rohkem kui 100 aastat tagasi. Minu nimi on Maire, aga mis koolis teie olete? Järvavendi olete. Ja mis klassist te siia tulite? Algklassist on. Ja vaat nüüd te oletegi tulnud siia Rehe Tarre ja selle nimi on Eerukõrts. Aga nüüd pakkuda, kui vana see maja võib olla? 200 natuke vähem. 300. Vähem, hulka vähem. 1000 rohkem. 1000 hulka vähem, 100 rohkem. 150, 160 aastane on see maja juba. Ja see maja oli ehitatud kõrtsuks ja see on Eestis ainukene teadaolev talupoja kõrts, mis praegu siin veel alles on. Ja selle kõrtsu lasi kunagi ehitada Atla parun Parlööver. Ta oli selline uhke nimi. Nii, aga kus te praegu istute? Kas te oskate öelda selle kõrtsi nime, kus te praegu olete? Rehe, õige, aga mis edasi on? Rehe tuba on, jaa. Aga ennem olite Anuga seal, mis seal oli? Selle nimetus oli? Rehealune, jah. Aga mis seal Rehe all tehti vanasti või mis seal hoiti? Ja hoiti tööriistu, teksti vilja õige. Aga nüüd oleme Rehetoas. Aga mis siin Rehetoas vanasti tehti? No koolis olete juba õppinud, teil on kodus. Sõid, jõid. Kuivatati. Ja pere oli siin koos õhtul ja tegid kõike töid koos. Mehed tegid puutööd,
naised, no mida naised tegid? tegid süüa. kui vaja pesid pesu, tegid süüa. Tube ja koristasid ka kindlasti. aga mis nad veel tegid, mis selle vokiga teha saab? vokiga saab kedrata, jaa, õige. ja aga nüüd, kui ilm läks natukene külmemaks, te käisite ennem riideid panemas sinna taha kambrisse, seal on üks tuba tagakamber ja see siin on eeskamber. siis mis te nägite tagakambris? Kirstu. aga mis te veel nägite kestu kõrval, mis seal veel oli? häll oli ja veel? voodid olid jah, need hällid ja voodid toodi ka siia rehetuppa, kui ilm läks külmemaks, näete praegugi. sellepärast, et see suur reheahi, mis siin on, kui te vaatate selja taga, see andis sooja siia tuppa, rehetuppa. ja nüüd, kui veel külmemaks läks, siis tulid veel siia, toodi veel keegi siia rehetuppa. kes siia toodi? loomad, õige. aga pakkuge, mis loomi siia toodi? Hobused, lehmad, kana. jah, aga kas toodi suur lehm ja hobune siia? aga kes? Lambad. ei, koerad, kassid ka, aga väikesed olid nad. vasikas toodi. vasikad ja lamba, kuidas väiksed lambad kutsutakse? talled ja väikesed lambad talled. Nad siin rehetoas. aga nüüd me vaatame korra siia ülesse, lae peale. nüüd te silmad juba seletavad natukene, vaadake siia ülesse. kas lagi lõpeb ära siin nende? Läheb edasi. jaa, aga mis asi see siin on siis? Varred, tubli, varred on need. näete, meil on ka siin viljavihud pandud, 2 viljavihud on. vaatame, kas tunneme ära. Pimedast ei näe, aga arvake, vaatame. mis see siin olla võib, mis siin paistab? vilja peal, jah. Rukkis ja vaadake, laual on teil ka rukkis. laual on ka rukkis, on. aga mida rukkis saab? mida saab rukkis? rukkis saab leiba, õige. saia rukkist ei saa, aga siin on? siin on nisu ja nisust saab õige. meie panime ka siia välja, et teil oleks hea näha seda. aga miks pärast need varred või mustad on ja miks need seinad või mustad siin on? ei ole sellest, et vana maja. me ei näidanud teile ennem seal, mis see seal nurkas oli, ma ütlesin. sooja annab reheahi. ja seda reheahju ei köeta nii, nagu tänapäeval köetakse. kellel on ahjuküpe kodus? sinul on, kuidas köetakse ahju? puudega. isa-ema panevad puud ahju. mis nad siis teevad? panevad põlema, aga mille nad lahti tõmbavad? siibri lahti ja suits läheb korstnast välja, aga siin niimoodi see ei ole. siin tuleb see suits siia rehetuppa. sellest suurest ahjust pannakse, siin on kaks auku, alla pannakse puud ja üleval on kerisekivid, kus saunas käite, olete näinud. sealt tuleb paks suits välja ja see käib siin toas ringi niimoodi. see paks suits, mitu tundi siin näete, läheb välisukse kaudu välja, me teeme selle ukse lahti. ja sellepärast on selline suitsutareda, vanasti kutsuti. nüüd meil on hea soe, parred on mustad, aga nüüd vaatame põrandale. kas kellelgi on sellist põrandat ka? mis siin põrandal on? kivipõrand on. mitte kellelgi pole, sest vanaemal ka pole enam alles. see on kamber. ja kuidas oli? eeskamber ja tagakamber. eeskambri põrandal on praegu laudpõrand. aga sellest ajast, millest meie räägime, laudpõrandaid veel ei olnud. asuti vanasti, siis öeldi mitte head isu, vaid jätku leiba. ja vastati, mida vastati? jätku tarvis. nüüd ma ütlen ühe korra veel. jätku leiba. veel ei tulnud välja, proovime ühe korra veel. Teie ainult vastate. jätku leiba. ja nüüd palun võtegi laua pealt kõike seda, mis siin pakkuda on. ja Liivi annab meile kõigile ahjusooja leiba ka. tassi paned teana. selles majas on elanud kunagi tuntud lavastaja Voldemar Panso isa Hans Panso, kes oli siis Atlamõisas teopoisiks. ja sellest majast läksid viimased elanikud välja. 4, jah,
1957. aastal, nii et 40 aastat tagasi. Aga nüüd tuleb rääkima siia Anu teile ja tema räägib sellest, kuidas peeti jõule rohkem kui 100 aastat tagasi. Sära. Tuleb kui isa, istub kui saks, aga kaob kui kirja. Noh, kõne nüüd. Lumi. Aga mis aeg praegu on? Jõulud. Vot ongi jõulud on seesama. Tuleb kui isand, istub kui saks, aga kaob kui kirja. On nii. Ja nüüd me rääkimegi sellest, miks me peame jõulusid. Jõulud on ju tegelikult väga vana eestlaste traditsioon ja koos jaanipäevaga kohe moodustavad nad 2 kõige tähtsamat püha. Mis toimub jaanipäeval? Miks me peame jaanipäeval? Keegi oskab seda. Mis öö on jaanipäeval? Kõige lühem öö. Aga jõulude ajal on kõige pikem öö päeva. Kõige pimedamal ajal peame meie ja päikese sünnipäev. Aga miks see on? Nimelt 21. detsembril vanade eestlaste arvamuse kohaselt puges päike pessa. Mida tähendab, kui päike läks pessa? Läks pilvele peitu. Ongi niimoodi, et 4 päeva jutti kõik on pilv. Ei ole ju, mõnikord on väga ilus päike paistnud. Aga tegelikult tähendab see seda, et 21. detsembrist alates on 4 ööd kõige pikemad. Ja sellepärast öeldigi, et päike poeb pessa. Ja 25. juhtub mis hakkab öödega juhtuma? Hakkavad lühemaks minema. Sellepärast peetaksegi 25. detsembril päikese sünnipäev. Ehk siis jõulusid. Aga 21. detsember oli ka väga tähtis päev. Nimelt, mis tööd tulid kõik ära teha pakukäisid? Tüdrukud, mis tuli teha ära? Koristada. Pesu tuli kindlasti puhtaks. Mõned söödi. Aga enne räägime pesust. Mis juhtub, kui ma pesu ära ei pese? Tahan nüüd 22. pesema hakata. Mis selle pesuga pidi juhtuma? No pakuge. Puhtaks võib minna, aga Tahma Toomas pühib ikka oma käed sisse, nii et pärast kokkuvõttes on ikka. Õlu tuli käima panna, et valge Toomas tuppa tuua ja tüdrukud pidid, naised pidid tegema ühed asjad valmis, et jõulude ajal neid küpsetada. Vorstid tuli valmis teha ja vorstid tehti toomapäeval ja tavaliselt tegid vorsti tegijaks oli kõige vanem naine talv. Ja seda sellepärast, et kui jõulude ajal neid panna siia kerisekividele küpsema, siis sai kohe aru, kes olid vorstid teinud. Mis te arvate, mille järgi? Et kas oli korralik inimene korralikult tehtud või olid mitte nii korralikult? Nimelt oli selline uskumus, et vorsti tegemise ajal ei tohtinud mitte ühte sõna rääkida, et ikka vorstid korralikud oleks. Nii, tüdrukud tegid siis veel lõpuks vorstid ka valmis, võlmnupsid sokutati. Naabrite ukse taha. Naabrite ukse taha tuli sokutada, sellepärast, et iga tegevus tuli lõpule viia ja Tahma Toomase siis majast väljaviimisega tähistati seda, et meil on nüüd kõik koristatud ja kõik on puhas. Sest koristada tuli nii hästi, et isegi kerise kivid puistati ära. See tähendab, puhastati ja vaadates tuleb katkised kivid, siis vaadatakse need välja. Kõik oma tööd ära, see tähendab heinad tooma kaugemalt heinamaalt ära, puud tuli tare ligi tuua ja vett tuli varuda, sest pühad ajal ei tohtinud ühtegi tööd teha. Naised olid selleks ajaks ära peitnud oma vohki. Kõik hasplid ja kõik sellised asjad, mis meenutasid vähegi töö tegemist. Ja eriti just vohkid ja hasplid tulid ära peita mille pärast. Üks ei tohtinud lõnga kerida ja üks ei tohtinud ringipõõlisi asju. Kuri võis tulla ja halb võis majja tulla ja sellepärast pidi hästi valmistama. Kõigepealt siis, kui kõik töösabad lõpetatud, toodi jõulud tuppa. Kuidas vanasti jõulud tuppa toodi? Pakkuge. Õled tuli tuppa tuua, ja õled tuli tuppa tuua nii, et sulane tõi nagu seda ja kes nad siis majast vastu tulid? Peremees pidi lõpetaja kogu aeg ütleb ette.
peremees pidi vastu võtma ja kui tavaliselt peremees oli siis selle esimesed ülemi kätte saanud, siis ennustati viljaanne. Ja viljaanne ennustati niimoodi, et visati need õled ja lahke. Ja mis te arvate, kuidas sellega siis sai ennustada? Viskasime lahke ja mille järgi me siis vaatasime, kui hea vilja saab tuleb. Mida rohkem jäi kaarte peale pidama, seda rikkalikum vilja saab tuleb. Ja lauk kaetud. Mis toodi kõige esimesena lauale? Leib. Ja õuluarikas oli tavaliselt esimene, kes toodi lauale. Aga leiva kõrvale pandi mis talane? Küünal. Ja nüüd, mis järgmised toidud toodi? Toidud pidid laua peal olema. Vorst ja... Mis mehed pidid valmi tooma peale? Õlu tuli laua peale tooma. Ja sündid ja kõik need muud kapsad, mida teie teate, need tulid juba natuke hiljem. Ja piparkoogid on üsna uus nägu, meie jõululauad, nagu ka õunad. Aga vorst, õlu ja leib pidid kindlasti laua peale. Ja küünal pidi ka olema. Sest kui muul ajal oli peerutules õhtuti, siis sellel ajal, jõuluajal pidi küünal põlema, sest küünlatuli pidi öö läbi põlema. Aga miks pidi küünal põlema? Kes oskab vastata? Et ikka kurje vaime eemale hoida. Sellepärast ka aknad kaanut olema. Aga millal siis külastustes käima hakata? Oi, üks asi ei veel. Mitu korda siis? 7–12 korda. Täpselt ei pea. Ja tavaliselt esimest korda see pere koos. See on iga laua kohal. Marketi. Kuidas seda nimetatakse? Jõulukrooniks nimetatakse. See on ka, kus on oleks tehtud, et jälle viljaanne tooma. Aga millal siis kuuski tuppa tooma hakati? Meil on kuused ka tuppa tooma. Ja kui te hästi vaatate, siis kuidas need kuused on meil tooma? Rikuvad laes, eks? Ja on see teilus kinni. Oleneda nende paikide või parte külge sealt. Tõesti riputati lahke. Ja seda hakati tegema eelmisel sajandil. Ja see tuli sellega, et lapsed hakkasid koolides käima. Ja koolis on tavaliselt ikka sakslaste mõjud. Sealt tuli sama. Jõululaupäeva pidasime mängult ära. Nüüd läheme kohe sopsti üle jõulu teise püha, kui pühasse, kui võiks teha mida? Kui võiks mängida ja laulda ja lustida juba. Nüüd meie kõik koos laulame ka ühe jõululaulu. See nimi on Jõudke jõulud ja see on üks vana regilaul. Aga mida tähendab regilaul? Vana laul. Aga mis ta teistmoodi on kui tänapäeval? Laulad lihtsalt ära ja kõik ei ole nii. Seal on selline asi, et on eeslaulja. Üks laulab ette ja teised laulavad järgi. Ja teine hea asi on see ka, et tavaliselt ei ole niimoodi, et pidi kindel viis olema. Et eeslaulja laulis selle viisiga, nagu ta oskas ja teised laulsid kõik siis järele. Nii et muretseda pole vaja, et mina ei oska viisi pidada. Proovime siis laulda ühte jõululaulu. Jõnkadi jõulud tulevad. Jõnkadi jõulud tulevad. Vorsti kambri võtti kadunud. Vorsti kambri võtti kadunud. Jõudke jõulukesed. Jõudke jõulukesed. Nikid, näkid, närikesed. Nikid, näkid, närikesed. Et saaks lapsed saia süüa. Et saaks lapsed saia süüa. Oma käega ossi võtti. Oma käega ossi võtti. Selline laul oli siis vanasti jõululauluks. Mis mänge teise püha mängiti ei tea? Kes see koputab? Ja toimi. Jõulusopp. Jõulusopp. Mudusopp on teeme. Pia. Selle sokku sisse. Tere sokukene. Jumal sisse siia majja, talumehe tarr, rikka mehe viik.
siin ennegi eleti, 1000 korda toobi joodi, 1000 korda saia toodi. Oi, kui palju lapsi siin ja mis pidu teie siin peate? See veedab siin Anna. Kus ta läheb, et teil on vaatid seal kõik? Viskan sisse, Viljanne. Viskan sisse, Karjanne. Karjuselle, Seaõnne, Laudalaugu, Talleõnne. Noh, nüüd on õnne maja täis. Kas hakkame nüüd mängima? Aga minul on teile küll üks mäng. Nii, vaadake, minul on siin üks kinnas. Näete, jah? Kellele mina selle kinda viskan, võtan ühe tähe ja see laps ütleb minule selle tähega algava sõna. Ja kes viivitab, võtan pointi. Nii, nüüd ma pean siia vaatama. Ei, nüüd ma tahan ära anna midagi. No, mina vaatan. Saabas väga. Ma annan siin pondid perenaise kätte. Saab viia oma lapsele koju. Ai, see läks natukene aega. Nüüd ma tahan ponti. Näe, perenaine, jälle üks pont. Müts. Raabits. Aga see oli jäämine. Aitäh. Siia laua. S. Tubli. Ai, see läks kaua aega. Õpetaja kohta väga kaua. Jah. Nii. Saan sooja katsu. Väga hea. Aga nüüd hakkame pante välja lunastama. Kes on kakkuti poisti annab üle pingi siia. Mina olen päris väsinud. Ahah, aitäh, te mu vara valvasite. Jah, ootas on küll. Kes on teie klassist kõige lühem? Mine siia minu selja taha. Kus see Siim on? Siim on jalanõudeta. Siis teine pikkusele istuda. Teine lühik. Tule siia minu selja taha. Nüüd on niimoodi, et sa võtad siit ühe asja, tõstad üles ja hüüad kõva häälega, et mis see patt peab tegema. Siis Sohv ütleb, mida tegema peab. Ja kui ära ei tee, siis ei saagi kätte. On nii? Jah, Sohv võtab omale siis. Voh. Nii. See patt loeb üle kõik need parred siin. Läheb kahju suu juurde ja karjub, mitu parre oli. No kes see on? Õpetaja. Vaatame, kas õpetaja teab, mis asi on parred. Loen üle ja kutsuõdega näen, siis sorry rohkem öelda. Kahju suu ette ja siis hüüate kõva häälega. Vaatame, kas õpetaja oskab lugeda, vaadake. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Õige või?
hakkame seda ahju suu sisse karjuma. kus see ahju suu on? Terise vendi ju. Väga tubli eksis. Väga tubli. Ja veel ühe para. Kes on ja kes ei ole? Ja kogu aeg tuleb talle uus vastane siis. Võitjale tuleb uus vastane. Tähelepanu, läks! Aitab ära, mitu poissi sa tõmbasid? Kes luges, sa ise lugesid? 4. Riio, Indrek. 4 tükki. Igatahes on üks kõva mees, nii et aplaus. Aga nüüd hakkab poisid, kes on ära tõmmanud, need lähevad nüüd looga alt läbi ronima, vaatame. Aga need, kes ei ole, on veel siin. Kes on kus need 2 poissülikest läbi tulid? valmis olla, läks! Tubli! Mõlema käega peate hoidma kinni. Mõlema käega peate raudselt kinni. Nüüd on järgmine tüda. Kes on järgmine? Hakkame väiksematest mittest juba teada, siis kahest väikest poissi. Kardo ja Verre. Ema kuule. Elage kaasa ka. Kapikud ja toovad kinke, on nii? Neil käis täna külas, kes? Jõulusokk käis külas. Jõulusokk kinke ei too. Mida toob jõulusokk? Piparkoone. Jaa, mõne üksiku piparkoogi tõi, aga jõulusokk toob õnne ja kui on õnne, siis võib loota, et tulevad ka kingid ja kõik muu, on nii? Vot, ja nüüd me hakkamegi mängima ka ühte õnnemängu ja see õnnemäng on selline, et ma viskan siia põhu sisse kommid ja nii palju, kui keegi neid leiab, nii palju komme saab. Aga oodake natuke, see ei ole nii. See mäng on selline, et siin tuleb sutsu nüüd mõelda ka, ärge kõik pead ees siia põhku mind ja siis te saate haiget. Lähme hulka maad taha poole. Ja te võite nii ka teha. Peabki kokku. Ei pea. Te võite muist juba kükitada ja muist püsti olla. Ja vaadake, kuhu kommid lähevad. Tähelepanu läks. Vaadake siia. Näete. Otsige. Vaatame, kelle kõige rohkem on.
kellel on nüüd kõige rohkem komme, võib arvata, et järgmine aasta teil tuleb üks hea aasta. Mul on 5 kommi. Jaa, hea aasta. Aga teised ärge nutma, hakake, sõbrad annavad teile siit üle kommi, on ju nii? Ja laua pealt saab kõike paremaks. Nii lapsed, nüüd on teie jaoks jõulutrehhed alles läbi. Soovin teile häid jõule ja ilusat koduteed. Paneme nüüd riidesse kõik. Olgu lapsed, jõule!